Mähkmed Hagis esitleb. Koostöös Perekool EE-ga. Potitamine on laste jaoks suur ja oluline samm, kuid ka selle kohta liigub palju vastuolulist infot. Kes räägib, et tema laps hakkas 3-kuuselt potil käima, kes aga ütleb, et enne 1,5 aastat ei ole see üldse võimalikki. Aga kuidas siis potitamisega alustada ja millal peaks seda tegema? Meil oli emade ja lastega tore vestlusring potitamise teemal, kus me jagasime kogemusi ja uurisime spetsialist Kadri Järv-Mändoja käest, kuidas need asjad tegelikult käivad. Kuidas teil potitamisega läheb? Eks me ikka üritame vahest panna, aga tema ei taha meil eriti poti peal istuda. Eks ta on ju väike ka ja vaikselt harjub, et... Eks see harjumine võtab ühel rohkem teisel vähem aega. Esimese lapse kogemus oli selline, et alustasime varakult ja oli nõus istuma, aga tema isegi ei ole nõus istuma mitte. Tõuseb püsti ja püsib põrandale. Aga saab potiga tuttavamaks vähemalt. Et... Seda kindlasti, jah. Kuidas sa suuremaga said aru, millal see õige aeg oli? Suuremaga me alustasime kuskil 7-kuuselt ja edusammud tulid siis, kui ta kuskil 1,5 oli. Ta lihtsalt oli nõus seal istuma ja kui ta oli nõus, siis miks mitte proovida. Meie suuremaga ostsime koju juba 1,5-aastaselt selle poti, et suure hurraaga mõtlesime, et alustame, aga minu meelest läks tal umbes aasta, kus tema ei olnud lihtsalt nõus seal istuma, et tee mis tahad ja sundida ju ka ei saa. Tahad poti peale? Paneme su poti peale siis. Tule poti peale. Tule poti peale. No, tule istu poti peale. No, istu. Istu poti peale. No, hopsti. Hopsti. Tubli. Ja siis läks üsna pikalt, kuni ta üldse oli nõus. Aga kui ta nüüd sellega aru sai, et sinna peab tegema ja oli nõus istuma, siis selle pissimisega läks hästi kiiresti, et kakamisega võttis nüüd peaaegu aasta kauem aega. Aga teisega, ma lootsin küll, et äkki läheb lihtsamini ja kergemini, kuni nüüd on see esimene ees. Aga selles suhtes on üsna sarnaselt läinud, et nüüd 2-sena ta... Oi, ei tulnud midagi. Ei tulnud midagi. Paneme püksid üles. Paneme üles või? Ei ta pane või? Paneme ikka. Et läks üsna sarnaselt esimesega, et see 2 aastat tundub selline vanus, kus saab see pissimine selgeks. Aga millised on teie kogemused potitamisega? Oma mõlema lapsega ma olen alustanud potitreeningut kohe, kui nad on istuma õppinud. Kui nad iseseisvalt on hakanud istuma, siis miks mitte proovida ka potile ja kummalgi neil ei olnud sellist vastuseisu selles osas, et protesti ei tekkinud, siis hakkasimegi panema kindla graafiku alusel neid potile ja suuremat last siis ma panin potile iga kord peale und, peale sööki ja võimalikult kiiresti läksime püksmähkmetele üle, et oleks see asi nagu mugavam mulle. Ja kuna ta leppis selle poti peal, loomulikult talle tuli tegevus sinna pakkuda, kas siis mänguasi või raamat, et ta harjuks ära. Või siis üks asi, mis väga hästi aitas, oli vannitoas vee jooksma panemine samal ajal, kui ta poti peal istub. Siis tal tekib automaatselt see reaktsioon ja ta teeb oma häda sinna ära. Ja nad mõlemad on mul sellised väga leplikud olnud selle potiga. Millal on õige aeg potitamisega alustamiseks? Siis, kui laps valmis on. Ja kuidas seda aru saada? Põhimõtteliselt on laps valmis siis, kui ta suudab istuda, kui ta suudab potilt püsti tõusta, kui ta tunneb selle vastu huvi. Hea on, kui ta oskab ise püksi üles tõmmata ja alla tõmmata, et see on nagu ideaalne. Et tavaliselt on see kuskil 7-8 elukuu, kui hakatakse juba panema, aga üldiselt tulevad tagasilöögid kohe kindlasti. Kuidas te aru saite, et laps on nüüd valmis? Millised olid need märgid? Kui päris valmis, siis minul oli nii, et ta öösel enam ei pissinud. Et peale seda, kui öine toit oli lõppenud, lõppesid ka öised pissimised ära. Aga päevaseks oli lihtsalt see, et kuna ma ise proovisin ja ta leppis selle potiga väga hästi, ma jätsin selle poti talle ka päevaks mängimiseks ja talle tundis ise selle vastu huvi.
meil on sellega jälle niipidi, et päeval käis poiss ammu juba potil, aga ühised mähkmed olid ikka väga täis. Kuidas sa aru said, et laps on nüüd valmis potitamiseks? Ainult selle järgi, et oli nõus seal istuma. Aga kuidas see protsess nüüd käima peaks? Et kuidas harjutada? Kõigepealt tuleks tutvustada, mis see pott on. Kindlasti need ise eeskuju, võtta teda kaasa ja näidata niimoodi käiakse pissil, mis asju sinna tehakse. Kui sinna midagi tuleb, kui laps on poti peal ja tulebki pissi või kakas, näidata, mis see on. Nii käibki. Ja soovitan alguses harjutada, et kui tead umbes, et mingi 2 tunni tagant panna lihtsalt potile vaadata, mis juhtub, et ega laps alguses ei tunneta, kas tal on pissihäda või kakahäda, seda ta ei peagi tunnetama. See tekib kuskil teise eluaasta ringis, aga et ta lihtsalt hakkaks õpiks vaikselt kogema, tunnetama oma keha. Kui nüüd laps tegi midagi potti, et kas te kuidagi premeerisite ka või kiitsite või kuidas see? Kiitan entusiastlikult, nii tore, aga on ja laps siis ise vaatab sinna potti, mis ta seal näeb ja on ka uhke enda üle äkki. Ja, et alati, kui ta potti midagi teeb, siis ikka kiitus käib asja juurde, kas siis plaksutame ja räägime, eks ole, positiivselt sellest, et tal tekiks huvi ka sinna midagi teha ja tegelikult mu peagi 3-aastaseks saav tüdruk siiamaani ise kiidab ennast selle eest, kui ta potti midagi teeb. Kui ta teeb ilusti potti ja kuidas premeerida või kiita, et ilmselt lihtsalt kiita pärast lihtsalt seda? Väga hästi tehtud, näed, tuligi. See on ju midagi väga loomulikku, et me pissime ja pissime ja kakame, et selleks ei pea andma kommi siis kohe või midagi muud, et öelda väga hästi tehtud. Aga tegelikult on ju ka selliseid vahendeid nagu laulvad potid ja mugavamalt istuvad väga uhked, väga kallid potid, et ma ei tea, kas kellelgi on kogemusi ka sellega? Minul ei ole ja ma olen kuulnud, et paljud ei soovita või võiks oleneb, kuidas keegi, aga et kellegi laps oli hakanud sinna vett kallama, sest see hakkas häält tegema ja hakkas sellega rohkem mängima pärast, et mõned on ehmatanud selle laulu peale ja siis ei julgegi enam minna. Aga ma tean ka, et mõnel töötab väga hästi, et laps istub seal potil nii kaua, kuni midagi tuleb, et see laul hakkaks pihta ja kui ta pissib liiga vähe ja see andur ei saa seda vajalikku kogust kätte, siis ta ei ole õnnetu. Ja et miks ta nüüd laulma ei hakka, et pissi sinna. Ema jaoks on ju tegelikult üks hästi mugav asi on just need püksmähkmed, et kui need krõpsuga mähkmete äravõtmine võtab ikkagi rohkem aega, siis kui kodus potile panemine käib ju väga lihtsalt, et need on aluspükste asemel, eks ole, aga on turvaline, et ta ei tee sulle kuskile mujale, vaid et sa tõmbad kiiresti need püksid alla, paned potile ja pärast tagasi üles, aga kas ei või anda hoopis tagasilööki, et ma teen selle mähkme vahetuse lapsele mugavamaks, et kas see mähkme kasutamine ei peakski lapse jaoks olema ebamugav, et tal oleks poti peal parem käia? Siin on jah see küsimus, et kas võiks üldse mähkmed ka ära võtta kohe või kui kodu on turvaliselt nii-öelda kaitstud, et see nagu ei tekita nagu probleeme, ei ole väga palju tekstiile, eks ole, meie vanas kodus oli nii, et põrandad olid marmorist ja diivanid olid nahast ja ei olnudki mingit probleemi tal lasta lihtsalt aluspükstega olla. Ma muretsesin ka, et äkki ta siis võtab seda, et nüüd võib, aga ilusti on kuiv, et muidugi aeg-ajalt juhtub ka ju vanematel, aga selles suhtes, et ta ise hoiab endiselt, et minu poisil oli küll niimoodi, et kui kodust välja minna ja panna mähe alla, siis sinna ta pissis, kui ma mähet ei pannud, siis ta käis potil, et ta nagu sai aru sellest, et nüüd on mähe ja nüüd võib ja kui ei ole, siis ei või. Seda on hästi palju, et eriti on hea, kui see periood, potitreeningu periood langeb suve peale, eks ole. Et kui ta võibki teha püksi, eks siis lähme koju, kui on püksi tehtud. Ja on teised lühikesed püksid võtta kotist ja ei ole probleemi. Aga kui ta on talvel, siis sa lihtsalt paned selle mähkme alla, sest et kui ta kuskil mitu kilomeetrit kodust eemal teeb sul sinna kombe täis, siis on natuke kehvad lood. Aga kui laps nüüd hakkab potil käima, et kuidas nende mähkmetega on? Kui palju neil võiks jalga panna, kas võiks üldiselt üsna ära jätta või? Kodus võiks ikka olla aluspükstega näiteks ja tavaliselt pikad püksid või kleit on peal, et ta tajuks ära, et nüüd on märg, nüüd on ebameeldiv. Kui õue minna talvel eriti, mina olen küll mähkmed alla pannud, sest võib juhtuda neid õnnetusi, et siis ei ole endal nii palju stressi.
kõik lapsed hakkavad lõpuks potil käima. Mina soovitaksin vanematel seda teemat rahulikult võtta, sest kui sina oled rahulik, on ka laps rahulikum ja see protsess sujub edukamalt. Soovin teile kõigile potitamisega edusamme. Saage tuttavaks eriliste Huggies Pull-Ups pükstega, mis on mõeldud spetsiaalselt potil käimist õppivatele lastele. Need sobivad nii poistele kui ka tüdrukutele. Tüdrukutele mõeldud potil käimist õpetavad püksid on roosat värvi, poiste omad aga helesinised. Mähkmeid kaunistavad erksad ja huvitavad Disney joonistused. Tüdrukutele mõeldud püksid on erinevatest muinasjuttudest pärit printsessi piltidega, poiste omasid aga kaunistavad multifilmi autod tegelased. Nende mähkmete ainulaadne omadus on haihtuv pilt. Kui mähkmed saavad niiskeks, näitlikustatakse seda graafiliste kujutiste kadumisega. Koos mähkmetega Huggies Pull-Ups õpib laps tundma erinevust mõistete kuiv ja märg vahel. See on esimene samm eduka potil käimise poole. Huggies Pull-Ups pükse on väikelapsel endal kerge ära võtta ja tagasi jalga panna. Need püksid õpetavad lastele enese riidesse panekut ja julgustavad teda iseseisvaks saamise teel. Mähkmetel Huggies Pull-Ups on elastsed ääred. Ka emal on kerge külgmisi krõpse lahti teha ja mugav last riietada. Imavad potil käimist õpetavad püksid on valmistatud lapse nahale meeldivast õhukesest ja õrnast materjalist. Huggies Pull-Upsidega õpib laps potil käima. Samuti on neid kandes liigutamine ja uute oskuste õppimine lihtne. Huggies Pull-Ups, et potil käimise õppimine oleks lõbusam.